Tere eestlased! Tere kallid kaasmaalased! Uskumatult hea meel ja suur rõõm on teid kõiki siin täna sellel kaunil jõulusel pärastlõunal näha. Tõesti on hea meel teid kõiki näha. Fantastiline näha, kuidas need pingid on omaenda inimesi täis. Kui palju meid on täna siia kokku tulnud. Ma usun, et meil tuleb täna üks fantastiline Jumala jõuluteenistus. Tänane teenistus on peamiselt täis laulmist, täis rõõmu tundmist, täis üksteise seltsi nautimist ja üksteisele armastuse jagamist. Ma pikalt ei vatra, tänane jutlus on meil piiskopi poolt tulemas, kes on ka meil suur üllatus ja õnnistus ja kingitus, et ta täna meiega sai liituda. Ta üsna kiirelt saabus siia Hamiltonist ja me kõik mõtlesime, et ta ei jõua õigeks ajaks, aga ennäe, jõuluime on sündinud. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kürenus oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema, igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galiilea maalt, Natsaretist üles Juuda maale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaad, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihtlutoga, kes oli lapse ootel. Aga nende seal oleku aeg sai täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimene poja ning mähkis ta mähkmedesse ja asetas ta sõimet, sest nende jaoks polnud majas kohta. Püha öö. Toon teile esmalt head tervised, ka peapiiskop Urmaselt, mille tagasi just rääkisin temaga. Neil oli väga kaunis jumalateenistus Tallinna lähedal Jõelähtmes ühes Eesti kõige vanematest kirikutest, mis oli ka siis televisioonis ülekande teenistus. Igal juhul palju tervisi temalt teile kõigile. Suur rõõm on näha teid, et te olete nii paljukesi tulnud. Ja kui vahel öeldakse, et teate, et seal väljaspool Eestit käivad kirikus ainult sellised vanad inimesed, siis see ei ole absoluutselt tõde. Ma näen siin noori inimesi. Me nägime, kuidas armsad lapsed süütasid meile jõuluvalguse, mis tunnistab meile järjekordselt seda, mida ma olen alati uskunud, et eestlastel on tulevik. Neil on tulevik nii kodu Eestis kui ka väljaspool Eestit, nii et suur tänu, et te nii paljukesi olete tulnud, et võime seda jõulurõõmu jagada. Suur tänu imelisele koorile, kelle laulu me oleme kuulnud ja saame veel kuulama. Ka see näitab ühiskonna ja koguduse head käekäiku ja elu. Ja ma ei saa kuidagi mainimata jätta sedagi, et küll on selline hea ja mõnus tunne, kui nii palju vaimulikke on kirikus, mida Tiit Ralla, rõõm on olnud näha, õpetaja Ando Kass, teie kohalik õpetaja Karl Paju, nii et ma usun, et oleme kõik õnnistatud ja rõõmsad. Ma lugesin siit laululehelt, et see ei ole täna tavaline jutlus, mida minult oodatakse, vaid see on lühijutlus, mida iganes see siis tähendab. Aga üks väga armas Jumala juhtimine on küll olnud. Ma mõtlesin, et
millest ma räägin. Ja variante oli väga erinevaid ja enne üldse, kui ma teie laululehte nägin, ma olin otsustanud, et ma räägin Jesaja 9. peatüki 5. salmi peale, kus öeldakse, et meile antakse üks laps ja meile sünnib üks poeg, kelle õlgadel on tema valitsus ja temale pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa ja rahuvürst. Aamen. Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal. Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal. Et ta on tulnud, 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 hakkaja unustab Issanda oma rahvale. Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal. Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal. Et ta on tulnud, 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 hakkaja unustab Issanda oma rahvale. Nistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku paista oma poole sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma poole sinu üle ja andku sulle oma rahu. Kiidetud
lugupeetud kogudus, mingem rahuga, et teenida issandat rõõmuga. Teie jõuluteenistus on lõppenud.